Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele kuulutas Kaitsevägi välja lisaõppekogunemise Okas. Nädala lõpuni kutsuti teenistusse 1. jalaväebrigaadi 13. jalaväepataljoni reservväelased. Formeerimine Jõhvi linnakus kulges varahommikul rahulikult ja tõrgeteta. Rahuaegse pataljoni üks ülesanne on hoida oma üksuse lahinguvalmidust ja me peame olema selleks alati valmis, et sellised ootamatud õppused tulevad. Kokku kutsuti teenistusse 669 reservväelast. Me oleme sisse saanud siia Jõhvi linnakusse juba 500 inimest, 500 reservväelast ja reservväelase järjest tuleb peale. Mina ütlen, et on väga hea tulemus ja ootame formeerimise lõppu ära, siis näeme seda tegelikku tõde. Õppekogunemisele tulnud olid naerusuised, kohtuti vanade kamraadidega ning nad kinnitasid, et oma riigi eest tuleb välja tulla. Mingil määral on kindlasti kohustus, aga samas kutsutakse, siis tuleb tulla, oma riik kätte jätta. Hetkel on selline segav tunne, et ei oska isegi mõelda, et esimene see, et tõmmatakse tsiviillõost välja, aga mõtlen, et eks miks ikka, et kõik tuleb positiivselt võtta, kui võtad halvasti, siis ongi kõik halb. Kui formeerimisprotseduurid on kõik lõpetatud, liigutakse maastikule, kus toimub üksikmehe ja üksuse tasemel väljaõppe. Meil praegu varustus antakse kätte ja edasi läheme metsaalaagrisse ja metsalaagris küll näeme, mis toimuma hakkab juba. Kui üksus on lõplikult formeeritud, siis me liigume väeüksusest välja, läheme harjutusalale ning alustame formeerimise järgse täiendväljaõppe.